17. sajandil ehitati Maarjamaal üheaegselt 3 raekoda Dorpatis, Narvas ja Arendsburgis. Selles kõige suurem roll on Magnus Delagardiil, kes lõi visandi selle hoone püstitamiseks. 1670. aastal oli siinne ehitis valmis. Aasta 1710, suur katk ja põhjasõda olid laastunud Eestimaal. Ühel õhtul nägid Arendsburgi linna kodanikud kesklinnast suitsu tõusmas. Raekoda põles. Taastamine edenes visalt ja kestis aastaid. Kas hoonel oli torn ja milline see välja nägi? Seda me kahjuks täpselt ei tea. Hoone on näinud erinevaid aegu ja inimesi, küll neid, kes seadusega pahuksis, küll neid, kes pidutsemisega liiale läinud.
ajas oma asju linna politseiülem. Aastast hakati Raekojas abielusid registreerima. Varem tehti seda ikka ainult kirikus. Raamatukogu kolis Kuressaare Eesti Seltsi majast, praegusest teatrimajast Raekotta. 1940. aastal 21. juunil õhtul kell 22.20 vabastas president Päts Jüri Uluotsa peaministri ametist. Edasised sündmused viisid Eesti Vabariigi annekteerimiseni Nõukogude Liidu poolt. aastal algas ulatuslik Raekoja restaureerimine. Alates 1995. aastast rikastab seda maja kunstile pühendunud Raegalerii. Raekoda võimukants. Siin saab kokku Saaremaa esinduskogu. Alati täidab ta oma kohust inimeste kasuks, seejuures kodanikkonnalt nõu küsides.